me saame sellest teooriast kõik väga hästi aru, et tegelikult loomulikult meid ju kutsuti meeskonda ja meid tegelikult huvitab see meeskonna ühine edu. Aga me vaatasime seda otseselt juhtimise kontekstist, et juhul kui inimesed ei ole motiveeritud sellest ühisest edust, meeskonna edust, et mis on need psühholoogilised põhjused. Ja üheks nendest põhjustest on see, et kuidas moodi tegelikult seda tiimi juhitakse, kui palju tajuvad inimesed meeskonnas, et see juht liidrina väärib minu tuge. Et see, kuidas ta meid meeskonnana juhib, see, kuidas ta mind individuaalselt juhib, see, mis on tema jaoks oluline, tähtis, see, mida ta väärtustab, et kas see tekitab minust tunde, et ma tahan teda aidata või mis iganes põhjusel ta on mulle natukene professionaalses mõttes ebasümpaatne ja ma tunnen, et jaa, ma saan aru teoorias, et ma peaks teda aitama ja ma peaks rohkem nagu meeskonna vaadet jälgima, aga mis meil siin meeskonnas toimub? Et need probleemid, need pinged, need peavad ära lahenema ennem, kui ma suudan psühholoogiliselt tegelikult seda tuge üldsegi meeskonnale pakkuda. Ja nüüd selleks põhjuseks, miks need barjäärid sageli juhtide ja meeskondade ja töötajate vahele tekivad, ongi otseselt seotud sellega, kas ja kui palju on nendel juhtidel naturaalseid liidriomadusi.